Minu mahajätud majade seiklused pole veel sugugi lõppenud. Nad omadega ikkagi Ida-Virumaal. No me vaatame, mis toimub. Disain on küll, arhitektuur on vägev. Mingi modernne maja on olnud siin. Hola! Oh, ahi. Korralik ostan. Siit võib särtsu saada ja vanad aknad. Okei, teisele korrusele saamine võib olla problemaatiline. Ära vajunud kips. Nagu rämp. Okei, seda vist ei tasu parem näppida. Aga nagu näha, siis ta on ikkagi nõukogudeaegne maja. Kilbid ja kaitsmed on ikkagi nõukaajast. Vau! Te olete jätnud Volga tiiva siia või? Kas 21 tiib lihtsalt? Kes tahab, tulge järgi, võtke tasuta ära. Normaalne. Tüüruum. Huvitav, mis siin üleval tänud? Vaatame. Okay, that's a bit dangerous. Okay, ma vist panen jala siia, käe siia, astun siia peale. Panen korra telefoni maha. No nai. Teine korrus. Vau, siin on kolmas korrus ka. Näe, aga see on... Võib leida huvitavad asju. Nüüd, et tsement on siin. Mõnikord leiad ühe mingi Volga tiiva ja siis leiad... Näete, see on töömeeste priboor. Teed tsemendi valmis, segad ära, kallad siia. Siis tuled, võtad mõlema käega, ühega siit, teisega siit tõstad ülesse 2 mehega ja lähed viid tsemendi kuhu vaja ja siis kallad. Tsemend ära. Siuke aega priboor. Ma ei tea, äkki kellelgi läheb vaja veel. Läheb las läheda siia. Vaata, mis kolmas korrus siis endast kujutab. Opa. Peab ikka vastu, peab küll. Alla küll ei tahaks saada siit. Veel peab. No nii. Penthouse. Ette siin on olnud veel kõrval mingisugune vana talupaja hoone korstena veel püsti. See on mingi kola veel seal. Ja seal on veel mingi puukuur vist või? Pärast lähme vaatame, mis toimub seal. Aga das ist ein Penthouse. No, siin on juba väga pikk aega tagasi viimased elanikud olnud. Äge maja iseenest. On siuke korda teha. Päris äge oleks, aga kas see jama kõik ära ka tasub? Kõik praod on sees ja hakka siukest renoveerima. Pole pointi. No muidugi katusesarikad asjad on kuivad. Iseenesest katus tundub hea olevat. Aga sellest tead, et hakkad taastama seda 1000 jama, mingi muinsuskaitse võib sulle pähe lennata. Disain on juba siuke, siis jookseb sul siuke pragusid veel seest on ja et kas on point, et lihtsam see, et kutsu hakkliha-masin, nagu Uuskülas oli, tee majast hakkliha, purusta kõik kivi ära, ehitanud uus maja, palju soodsam tegelikult, palju soodsam. Pean tunnistama, et siin need peldikupotid on üsna moes.
Iga nurga peal on mõni. Noh, korsten on veel püsti. Seisab. Aga laguneb teine. Kõigub ka veits. No võt, siit saab need, kes vesi piipu tõmbavad. Teil on võimalus siit kouli saada. Besplatna. Kõrvenõgesed. Vau. Keegi on õlut joonud. Tere! Vau. No siin on küll mingisugune tara kokku ostunud. Kohver on siin. Okei, huvitav. Päris huvitav. No, mis siin jäänud on? Tühi kuur. Ei midagi erilist. Kast. Kunagi oli mingi hea nali. Mäletan seda, et Jan Uuspõllul oli oma show ja siis ta võttis pappkasti, lõi seda jalaga. No, siin ei ole kedagi. Mingi veider lõhn on siin. Kaev või? Wow. Võttis kasti, kartonkast oli. Ongi kaev. Lõi seda jalaga. Ja siis ütles, et kui see on sinu kast, siis ma peksan su kasti. Ehk siis, kui see kast kuulub sulle, siis ma peksan su kasti. Siuke nali oli. Ossa roks. Okei. Siin on siuke tunne, nagu inimesed oleks päeva pealt siit ära läinud. Noh, maja läks põlema, siis ikka edasi teed siin. Aga huvitav jäät, et siukse vana talu hoone kõrval on nii siuke suur uhke punane monstrum. Et see on küll siuke huvitav asi, et need kaks asja koos siin niimoodi on. Ja no sellest kunagi ei tea. Võibolla elasid vanad siin, noortel läks hästi, ütles, kuule, me ehitame siia endale villa. Vanad ütles, et davai. Ja ongi, ja lõpuks oligi, et läks kõik pekkina. Et juhtub mõnikord, läksid tülli või mis iganes. Oh, wow, kelder. Vaatame. See on reaalne punker. Noh, samamoodi purgid, kastid. Õllekasti küll vajan, siis siit saab. Tulge viigi minema. Need jagub siin. Rohkem siin siuksed hooned ei ole. Rist või? Ai. Kuulge, see küll midagi head ei tähenda. Okei. Aga ma ei tea. Anname siis andeks kõikidele kadunud onupaigadele, kodutütretele. Et kui tõesti keegi siin ära suri, siis olgu sul teispoolsuses kergem.